Hendrik Johannes Terrase sõnul on vaja veel väga palju ära teha, et Eestis maapiirkondade ebavõrdsust vähendada ja muidugi on tähelepanu all toidujulgeolek, mida saab parandada bürokraatia vähendamisega. Meie jaoks on oluline see, et me suudaksime tagada toidu ka varustatust Eestis, ka saartalituse puhul, ehk siis meie enda reservide täiendamine, meie toidu tootmise osakaalu muutmine, kus meil on puudujäägid, võimelünkade täitmine, ehk siis me vaatame seda, et kuidas meie ka sisendeid oleks võimalik siin kohapeal toota, et me ei oleks sõltuvad teistest riikidest, väliskaubanduse arendamine. Siin ühistranspordi valdkonnas on plaanis vaadata üle kogu juhtimissüsteem, korraldussüsteem, et kuidas seda teha efektiivselt, et meil inimesed saaksid igalt poolt liikuma. Terras lubab üle vaadata ka ministeeriumis olevad õigusaktid, et vähendada tuntavalt bürokraatiat. Toetussüsteeme ja nende kontrolli soovitakse lihtsustada, et tulevikus ei tehtaks enam topeltkontrolle. Kõik loodetakse lihtsamaks teha tootjatele, et nood saaksid oma põhitööle pühenduda. Lähme edasi puuri või munakanade puurispidamise piiramisega ja samuti siis sofiile keelustamisega ja koerte ketis pidamise lõpetamisega. Loomade heaolu eelnõudega me peame ka kooskõlastama seda ka Euroopa Komisjoniga ja mitmes küsimuses, aga et me plaanime sellega sügisel minna Riigikokku. Ministeerium lubab tegeleda ka maapiirkondade arengu erinevustega, et vähendada ääremaastumist ja suunab vähemalt 40% ettevõtlustoetustest väljapool Tallinna, Tartut ja nende linnade lähivaldu. Hea näide on meil Ida-Virumaa, mis on olnud viimasel paaril aastal fookuses, kus on ettevõtlust arendatud ja seal on see päris hästi tööle läinud, et kui suheldes ka Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse juhtidega, ettevõtjatega, et need on optimistlikud ja senimaani on see päris hästi toimima hakanud. Ehk siis sarnaseid strateegiaid rakendas ka teistes piirkondades, Kagu-Eestis, Kesk-Eestis, kus on praegu ka plaanis arenguleppeid teha, kus tuuakse kokku siis riigi institutsioonid, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad, et siis ühise strateegiaga neid piirkondi arendada ja leida sinna ka see rahastus, et ma arvan, et see on see võtmeküsimus. Toiduliidu juht Sirje Potissepp tõdeb esmalt, et positiivne on juba see, et ühtki uut maksu ei ole koalitsioonileping kaasa toonud, kuid toiduainetööstus pole ikkagi piisavalt tähelepanu saanud. Kui me nüüd vaatame uuesti koalitsioonilepingut meie koha pealt, siis kas te kuulsite ja lugesite sealt välja toidutööstust või midagi? Ükskord, mina lugesin ükskord, tõstame konkurentsivõimet nii põllumajandustootjatel kui ka toidutöötlejatel läbi investeeringute ja muu sellise soodustamise. Samas meie valdkond ootab ühte investeeringutoetust 1,5 aastat, mida ei ole suudetud avada. Ehk et ettevõtted saaksid oma tehnoloogiaid täiustada. Ka siin vaadatakse ja otsitakse ressursitõhusamaid lahendusi, kaasaegsamaid lahendusi, sest lihtsalt elu sunnib seda, et väga palju ilusaid deklaratiivseid lauseid, see on tõesti positiivne, aga nüüd kogu selle elluviimine sõltub ju sellest, mis tegevusi tehakse ja lõpuks, kui palju selleks on raha. Sest need tegevused, mida on ka lubatud, need vajavad ka riigipoolset rahastust.